mis on täiesti selline kohutav moment, eriti igasuguste pandeemiate ajal, kui inimesed tõesti kaotasid töö ja sellised asjad. Et mul oli natukene, läks see, ma üldiselt on suhteliselt hea, et ma ei lase töökohal oma enese hinnangu kallale minna, aga see oli üks moment, mis riivas seda. Jaa. Mul on tekkinud foobia kunagi lause vastu. Kristjan, on sul hetk aega? Lähme korra koosolekuruumi. Siis ma olen juba CV.ee peal. Siis ta lõpeta hästi. Ma kirjutan korteri omanikule, et kuule, ma ei saa järgmise kuu üüri maksta, et mul lasti lahti kohe või lastakse kohe. Ei, see on kohutav. Ja kusjuures järgmises töökohas iga kord võpatasin, kui selline lause oli, aga enamik kordi oli see siis, et kuule, vaata, meil on siuke probleem, et mul oleks, mis sina arvad, et kas me teeme nii või teeme nii või siis nagu, et kuule, homme lõunal ei taha minna, et ma nägin seda head restorani seal või mingi jumala nagu random asi, mis on üldse tööga seotud. Aga siis lõpuks tuli ikkagi seal järgmises kohas ka see lõks ikkagi ära, et täpselt sama lause, et Kristjan, kuule, on sul hetk aega, lähme korra koosolekuruumi. Tead, ma ei ole kindel, kas meie koostöö siin veel kaua saab jätkuda, sest et mul tundub, et meil ei ole sulle lihtsalt anda midagi sellist, mis su silmas ära paneks. Aga see on küll armas, kui inimesed tahavad, et su silm säraks. Kui nad seda lihtsalt lausena kasutavad, vähemalt nad proovisid midagi originaalselt välja mõelda. Samas ja tegelikult see oli mul kõige pehme maandumine, mis mul olnud on selles mõttes, et kas see on pool aastat või aastaga, ilmselt mitte rohkem kui aastat, aga sa võid täiesti avalikult otsida meie keela kõik nagu fine. Aga võib-olla mul on lihtsalt see olnud, et ma olen ise igalt poolt enne ära läinud, kui kõik mind lahti. Enne kui see koht kätte jõub. Ja, sest mul oli seal ka sai just nagu hakkas 4 aastat täis saama siis, kui see lause tuli. Ja siis oli see, et ma leidsin kohas, et kas ma võin nüüd ära minna või? Ei, mis asja, 6 aega? Ja. Ei mis seal öelda on? Ega sellised asjad juhtuvad, aga ma püüan endale kogu aeg korrutada, et mina ei ole minu töö. Jah. Mis kõlab alati väga, väga naljakalt, sest ma töötan ka inimestega, kes töötavad ministeeriumites ja asjades ja siis ma püüan kõigile meelde tuletada, et kui teiega peaks midagi juhtuma, siis 2 nädala pärast teie tööandja asendab teid ilma, et nagu järele mõtlemata. Meid ei kutsuda tihti pidudele, aga aga see on tõsi, kui me seda endale nagu ei korda, et keegi meist pole siin ajukirurg, välja arvatud see järgmine ajukirurg, kes on külalisena, siis keegi ei sure ära, et see töö on töö. Kujutad sa ette, mis rollist sa pensionile lähed? Tead, arvestades, kui palju mina olen vahetanud kohti ja kuidas minu see pensioni nagu plaanid hetkel on, siis ma arvan, et mul seda pensioniga väga ei tule. See on minu isegi töötades finantsidus omal ajal, siis ma arvan, minu pensionistrateegia on see winging it. Okay. Ma tahaks olla lõpuni kasulik, ma tahaks rohkem kogemusi saada, aga jumala eest, mis see töötitel, minugi pärast olgu umpa-lumpa nagu mul suva. See on väga okei vastus.